Tere tulemast E92 videosse. Päris paljud on seda pikalt oodanud ja ma olen ka hoogu kogunud ja Silver kogus hoogu ja me ei ole kumbki seda varem teinud. Mehhatroonika plokk on väljas. Hakkame 8 HP turbolamiku süsteemi installima. Silver tuli appi, minge vaadake sillerremaps.ee. Tema on mind aidanud igasuguste naljakate asjadega juba viimasel ajal. Tesla nende Airbagi ajudega, selle BMW-ga, nüüd hakkame seda tegema. Nii et kui olete hädas BMW elektroonikaga, siis kirjutage kindlasti Silverile. Aga mis meil siis täna plaanis? Ma otsin kohe selle õige karbiga välja, aga me hakkame lammutama siin seda originaal, ma ei tea, mis see on. See ongi siis mehhatroonika. Mehhatroonika ja siin on mingi aju sees, mille me ära deliidime põhimõtteliselt. No siin on jah originaalse käiguest aju, mis meil on, kuna seda me enam ei kasuta, siis tuleb nende solenoidide jaoks minevad ühendused siin, mis siit edasi lähevad, siis need tuleb asendada, üks on aju küljest lahti võtta ja ümber joota, kuna me hakkame edaspidi kasutama neid otse, mis siit lähevad otses edasi turbolamika ajusse. Eks turbolamika hakkab ise juhtima kõiki solenoide, käiguvahetusi, kõiki asju otsustab ise. See ongi siis nii-öelda custom aju 8 AP kasti jaoks ja saame igast pulli teha. Ma siin hiljem räägin, mis setup tuleb koos käsipidurite, situripedaalide, nuppude ja sequential shifteritega. Et seda näete hiljem, aga nüüd täna installime siis selle turbolamiku boardi siia sisse. Me oleme jõudnud aju sisse või mis iganes plaadi ühendused võtame nüüd ära sealt. Ja siis paneme oma selle klotsi vahele, see on siin. Ja see klots siis annab ühenduse otse siia pistikusse kõikide solenoidide ja väljundid nii-öelda. Ja siis turbolamiku karp on mul seal veel, ma näitan aju ka. Muidugi see on tähendab välja nagu täitsa tavaline autoaju. Turbolamik. Ja sellega saab siis erinevaid režiime teha. Näiteks saab sellise drift-režiimi teha, et alates teisest käigust on turbiin alati lukus, siis saab emuleerida sidurit, klatškikki. Ma ei tea, kuidas ta see teeb, nende siseste siduritega ilmselt. Igast asju saab teha, träägi jaoks saab teha igasugused, ma ei tea, pump, mis iganes asju ja need et hea startida oleks ja et spoolida saaks ja. Jah, ja tavamoodis saaks sõita nagu tavalise automaatkastiga. Ja plaan ongi selline, et kui ma lähen nagu niisama sõidan, siis ma vajutan seda D-nuppu. See tuleb väike kiibed ja siis sõidan lihtsalt. Ja siis kui tuleb tuju, lähen rajale, siis keeran drift mode'i ja hakkan laduma. Unistused on suured, vaatame, mis see saab. Noh, saime vist hakkama. No poole peal ütleme, et nüüd hakkame kohe jõutma. Silver arvas, et võtame selle alumise boardi ka sealt vana ikkagi ära, et sealt mingit jama ei tuleks, mingi metallipõru või mida iganes. Ja seda pole enam nagu nii vaja ka, nii et kasutada seda ei saa. Ja nüüd on see siia paika pandud ja siis siit ongi vaja joota nüüd iga see ühendus ära. Neid on seal paarkümmend tükki. Õnneks Silveril on head kogemused sellega, mina ei saaks sellega hakkama just. Noh, tehtud saigi või? No,
jah, nüüd tuleb veel natukene siin EPA-t peale panna, et kinni panna ja siis panna selle mehhatroonika ploki külge see osa ja siis vaat töötaks. Annad Silveri garantiiga või? No ma arvan küll, jah. Ma mitu korda vaatasin üle ja kõik, et ega siin on teatud nüansse ja kõike seda juures. Jah, nüüd on põhimõtteliselt lugu järgmine, et ma panen ta ilmselt selle turbolaamiku laua peal kokku ja siis ühendan selle, panen selle mehhatroonika ploki kokku, ühendan taha ja siis vaatame, kas ta mingid veateateid annab, aga siit sai Silver mõõtis ju ära kõik, et midagi lühises ei oleks keres, massis on ju. Tegelikult on ühendused on suht suure vahega kõik, aga siin ongi see, et midagi kuhugi vahele ei läheks ja niimoodi siit kätte saada on päris tüütu. Kuna me siit rauapuru tekitasime päris palju lihtsalt, et kuskil seda ei jääks siia vahele. No ongi nüüd see kaane lõikamisega, kui see mingi mikropuru kuskilt tuleb ja see kuskil klemmi vahel läheb, on ka lühis olemas, et siin on need asjad. Peab puhas olema. No võt. Ma tänaseks lõpetame. Te minge vaadake siis silverremaps.ee. Saate ka endale tellida elektroonikatöid, mida iganes teil vaja on. BMW-dele eriti. Eks siis vaatame nüüd järgmised päevad, kuidas siin läheb. Meil on plaan ka siin see E92 mootor maha võtta kohe. Siis paneme kohe selle kasti laua peal tööle ja siis paneme kasti külge, et paneme kõik valmis. Aga tegelikult ühe episoodiga ilmselt me jõuame nii kaugele, et me testime selle kasti ära ja heal juhul võtame mootori maha, nii et tuleb pikem sari sellest E92-st. Loodan, et teile meeldib. Eestis väga ei ole keegi vist teinud sellist asja ka. On, träägipoisid on tegelikult, aga võib-olla nii põhjalikult ei ole siis. Ja kunagi lähme siis Silveriga seda veel seadistama. Jah, see on kunagi kaugemal. Ja siis teeme sinna erirežiimid ja värgid. Nii et lähme siit jätkame siis uuel päeval. Lõpuks on kätte jõudnud see päev. E92 on tõstuki vahele jõudnud ja täna tuleb ta südamekka välja võtta. Kohal on tulnud Liivimaa parim mekaanik. Ehk siis Sander aitab mul siin ketivahetusi teha ja asju ta on varem teinud. Mina ei ole teinud ja vaatame, kui kiirelt me selle mootori maha saame. Ma ennustan 2 tundi. 2 tundi või? Kui sa mul ette ei jää. No, ei, ma võin siit kaugemale minna ära. Ma filmin ilusaid nurkist. Kahekesi saab kiiremini ikka, ma tahan. Üks asi, mida me proovime enne veel see, et me paneme käima, tal on mingi kolin sees ja siis paneme käima ilma selle lihmata. Et idee on, et äkki tuleb see kolin kondipumbast. Midagi ei ole. Ikka on ketiliin, nii et tuleb mootor laiali võtta ja vaadata, mis on. Eks kuskil on jäljed peal raudselt. Mis koolistad siin? No üks mees ei oska osta roostevaba autosid. Ei oska midagi öelda. 335 ikkagi. Ta ei ole väga hull, aga natuke ikkagi mõnest kohast roostab, jah? No ta ikka, jah, vana BMW, mis teha. Ühesõnaga summutit üritame lahti saada ja muidu on enam-vähem juba hakkab looma, siis on vaja kardaan veel ära võtta. Esisild lahti kõik, mordid kõik ajast küljest ära saab, või allast kõik. Laseb kõik alla ja siis vaatab, mis seal peitub. Mis kell on? Meil läheb natuke aegsemalt planeeritud, siis siin on mingid custom asju natuke ees. Ja rooste on ka custom. Custom rooste on ka mõne koha peal. 3 tundi ikka. 3 tundi, aga nüüd hakkab maha tulemas kohe. No sa jätsid oma töö tegemata. Mul see on kinni. No, laseme ta alla ära, näe. Sander ütleb siin, et custom lahendused vaata, et teeb asja palju keerulisemaks. Mul 2 korda selle pealt juba mootor maha võetud. No see vaata, kui ise oled teinud, kui sommid on teinud, siis on jälle probleem.
midagi siin ragiseb. Great success. ja kõik selleks, et kuradi lamerihma vahetada. Jaa. Nii, oota, mul on siin kast on siin mootori pingis üldse, et see tuleb siin kokku panna. Jah, kõik asjad ümbert ära, mootor pukki ja mootori saab ära hooldada ja paneme uuesti kokku ja uus kast ja teeme võimalikult lihtsaks selle asja. See on nii keeruline, et kui sellel veepump läheb, siis sa peadki mootori välja võtma võimist. Aga mis vahetame isegi veepumba ära, ma vaatasin, ma saan päris hea hinnaga seda ja termostaadi ka. Aga lihtsalt jah, siin on nagu kõik on nagu nii ära pakitud, et või ne turbasid isegi mitte. Aga vaataks vei... See on täitsa lahti siit isegi, see pole isegi küljes. Siis on sealt sisse tõmbanud mingit head manti. No... Lõtk on? Oi! Hea lõtk või? No hea lõtk ikka. Mulle tundub, et see single turbo tuleb ikka ära võtta. Oot. Ma ei saa küll arvata. Natuke on ikka. Mitte väga nagu ikkagi. Nagu pikki lõtk on. Ostke N54, nagu ütlevad. Ma õnneks enda omast sain lahti. Ma ei tea, lähen koju ära, lähen õlut jooma. Ma tahaks küll vitsi õlut juua. See on kõige pikem mootor maha võtta, mis mul on kunagi. Jumala palju asju jäi külge veel, siis mõtlesin, et see või? Mingi konditorud ja kütusetorud ja... Ma ei ole hullu. Nüüd me hakkame mõtlema, mis saama hakkab. See on neil tüüpi ka. See läheb puruks, aga siin ei olegi. Sellel on oma nimi veel. Mickey Mouse Flange. Et see vahetame ära siit kindlasti. Mul on AN-idega ju anda sul see... Aga mul tuli kaasa siin see mingi... See... Tähendab, see samma sinna, aga teda AN-ide pole. See on see lihtne. Martin on kulutanud siin tuuningi-juppidele sama palju, kui minu 36 maksab, nii et... Aga ma ostsin nüüd pihustit ka. Ei, ma ei ole tuuningi-juppidele veel kulutanudki, ma olen ainult palju kõige vast maksis? No, 7 sõiti. Pluss aju, pluss shift. Aju on küll kallis ja shifter on need, jah. No vaat ma räägin 36 raha, kuradi läheb mootor alla. Jah, mingi roostes E92. Aga ma kujutan ette, kui äge selleks sõita pärast on. No ja ma tahaks ka proovida. Ja järgmine päev on kätte jõudnud. Testin siis seda Mehatronika plokki nüüd. Et otsusin pinnaudid asjad. Ja põhimõtteliselt, kui nüüd see juua taha panna. Turbolammikul tuleb pilt ette. Õlitempi näitab, nüüd vaatan peakoode. 33 on Canni error, seda ei saagi olla praegu. Mis tähendab, et kõik muud asjad on paigas vist. Et solenoidide peale ei karju, open circuitit ei ole. Ja põhimõtteliselt võib selle ära peksida. Vot, minu jaoks väga uus asi, aga väga huvitav asi. Nii et nüüd ma ostsin siia mingisugust silikoni. Sest osad on EPO-ga pannud, aga EPO pidi ikkagi mitte kõige parem olema sellises õlikeskkonnas. Nii et paneme Loctite'i mingisuguse silikoniga, mis on mingi 300 kraadi ja õlikindel ja kõik asjad. Aga see vist kuivab päris kaua, nii et nii kui ma selle silikoniga veel ära panen, siis ma tahan ühe korra veel testida, et kõik toimib. Aga hetkel tundub kõik hästi, sest tegelikult siin saab igasugust veakoodi olla. Noh, new day, new kuradi Sander. Viisakad riided pandud, et vaata, nüüd enam ei ole must töö, nüüd on see, vaata, motoristi töö siis on juba küll juba. See võib lipsuga ette panna. Hakkasime vaikselt lammutama siis seda mootorit, vaatame sinna sisselaske sisse ka, mis seal toimub. Ei olegi kõige hullem, aga mögane on ikka. Ostsin pähklipuru pritsi endale ära, see on seal, saab katsetada. Mul niikuinii N13 mootor kaotab seda. Aga siis lammutame ta laiali ära ja siis proovime ta pukki panna ja siis see on jälle päev kirjas. Ei, täna tuleb ikka ketiliin lahti võtta. Mis see? Sandri tahab Battlefieldi mängima minna koju. Jah. Martin ka eile pidi tulema, aga ta jäi magama. Ma magasin välja ennast ikka, raske tööpäev oli seljadega.
seda läbu, me saime lõpuks hakkama, me oleks pidanud paar asja tegema üleval ära, mida me ei teinud, näiteks turbiinipoldid. sellepärast remontitagi autosid nädalavahetuses, aju ei tööta. Aga nüüd on mootor käes pukis ja Sander võtab klapikambri maha. Ma hakkan koristama seda läbu, mis siin on. Ma üritan võtta, aga... kaamrit läheb. Noh, mis seal all peitub? Oi, panen kui ilus puhas siin. Mõjus. Pulk sisse. Nii, me hakkame siit lahti võtma. Oi, see juba läinud, sul ei olegi seda. Paneme lukustustööristid peale. Et saab õigesse asendisse mootori lukku, siis saab ketiliini lahti võtta. Vanused lahti, siis tuleb terve see kassett lõpuks välja siit koos ketiga. Piustid, vahet võtame ära ilmselt mingi hetk. Noh, teed? Ei käi ringi. Miks poid pulga sisse, sellepärast või? Jah, pulk fikseerib alt väntvalli ära. Ja siia tuleb üks raam peale, mis fikseerib nukad ära. See tähendab, et ajastus on nagu paigas ja siis saab ketiliini kõik maha võtta. Ja mootor on õiges asendis, panete uuesti peale teise. Üks on vaanoste tagasi panemise tööriist. Sul seda ei ole vaja praegu. See on see, mille järgi saad vaadata, kas ajastus on paigas. Ja siit lähevad pikad poldid sisse. Kuule, see on mingi vale mootor. Seda peab regullima. See on mingi universaalkit mingitele igasugustele mootoritele. N51, 52, N53, 54, 55. Kõigele, millele saab. Räägi rahvale, mis sa avastasid? Mina avastasin, et ajastus on paigast ära. Ehk siis tegelikult me oleks võinud lihtsalt ajastuse paika panna auto peal ja poleks pidanud mootorit välja võtmagi. Aga nagu näha, siis näed, see üks nukk liigub ja ilmselt see oligi see, et kui see piir nii-öelda 4000 pöörde juures või kus iganes see ragisem hakkas on, siis see hakkas nagu ennast põhja keerama, sest ta on vales asendis. Vanus siis keerab? Ja vanus keerabki ennast siis vales asendisse ja hakkaski põhja käima. Ja ilmselt sellepärast tekkis nagu ketis kas lõtk või mis iganes. Ja siis hakkaski plõmm-plõmm-plõmm. Natuke on ilmselt veninud ka kett ja kõik asjad vaata nüüd. No see on praegu jah, et ta keeris ta keeris seda juba tagasi. See põhimõtteliselt tööriist ei läinud õigesti peale, et üks vänt ei olnud nagu õiges asendis. Läks vänt üks nukk. Paneme ta jõuga õigesse asendisse, sest see on nii väike. Ja ilmselt sealt see hääl tuligi. Ja tõenäoliselt ajastus oligi viga. Aga seda ei ole lähiajal remonditud. Nii et kas see on siis kuskilt ära liikunud või... Sest see nendel on all, on see jõuga surutud kokku see hammasratas. Aga see omavahel nukad peaks siis paigas olema jällegi, ma ei tea. Aga jah, päris ilusti see peale ei istu siia. Tegelikult peaks see... Või on siis pandud kokku ilma abinõuta see. See on ka variant. Aga see ei pruugi veel olla 100% see põhjus. See on üks võimalikest. See otsaratas on, või see, mis iganes. Crank hoob on päris tugevalt kinni nendel ja mõtlesime, et proovime püssiga, aga püssiga ei teinud midagi. Nii et nüüd läheb suure sellega. Kus suur võti on? Toru siia ka otsa. Ei, tegelikult jõuab küll. Oota, ma lähen nüüd hoian seda vastu. Ära seda pulka puruks keera. Vanusid lahti. Very good. Alumise keerisime lahti kahe peale. Jah. Nii, ketipinguti. Selle mul tegelikult oleks pidanud... Tegelikult vanust lahti keeras, paeti ei ole. Tõenäoliselt 27. Ära muretse, ma lõikan välja. Lõika kõik välja, mis on valesti. Ta oskab neid Audisid nüüd remontida ja Volkswagenid. Siin on nagu üks kahtlane asi. Siin on näha, et see... Kaussi oleks vaja. Mine võtta selles õlipüüdris. Siin on näha, et seda pingutit on äsja vahetatud, see on värske. Seega on nad ilmselt eelmine omanik üritanud seda probleemi kuidagi juba lahendada. Ja lõpplahendus oli see, et kuradi vandaalid tulid ja tegid BMW katki või? Kurat, ma just pesin pärandat. Mina ei ole süüdi. Täitsa tudikas.
oot, mul vist tuleb meelde nüüd midagi. ise vahetasid. Ma vist ise vahetasin seda. Jaa, ei, see pane ikka ilusti tagasi või siin laua peale, et see on lutikas. Ma ju ise mõtlesin, et äkki ma saan ise sellest laevada, ma ei mäleta ka, mul siin nii palju projekte, nüüd tuleb meelde küll. Mul oli ju seal komplektis olemas see, mõtlesin, et see on kõige lihtsam asi, mida vahetada. Kohe ajama siin teiste peale. Mis teed? Võtan vanususolenid välja. Sest need jäävad ette, kui tahad ketti kätte saada. Näiteks on mingi puru ka või? Kas siin on, nendel on filtrid ka eraldi või? Ei, need on vana tüübi omad, nendel ei ole. Nüüd oleks mõistlik uued panna või? Joo, kindlasti. Need andurid, et puruks need ei löö kordi selle vanusega. Jah, siin on veel need access, need plugid, jah. Need tuleb lahti võtta, sest seest keerata lahti ja siis tuleb kogu see kassett tuleb niimoodi välja. Ja see on ka suur access soul. Siin see võetakse ära ja siin on see kõrgsuure pump sellel mootoril. Ma ei mäleta, kuidas see kõrgsuure pumbaga oli, kas seda pidi üldse lahti võtma, ei pidanud. Peab ikka mulle mõlemad keti need. Aga, noh. See on juba kahtlane. Ma tean, jah. Ma näen, et see läheb üle. Tahad ise keerata? Ei taha. Nii. Peaks pesema teda natuke ennäki või? Kergelt, eest. Ma lasen hästi kergelt natuke. Raiskab maailma. Sul ei ole kiiret kuhugi. Sander näitab oma pikka kangi. Sellega tegelikult pärast pingutatakse kogu selle asi kokku jälle. Et 180 kraadi, mingi 100 newtonit plus 180 kraadi on vaja keerata. Nii, nüüd tuli see crank hoop tuli välja. Ja kui siit nüüd natuke nikerdada, siis peaks tulema välja kogu see kõik vanused jutud. Jumal korras on ju kõik. Ei, ülitim on, jah. Kus kolin tuleb? Ma ütlesin, et see tuleb sealt kordi kolinast. Õlipumba kettab ka kõrdi kolisid. Mis see paistab? Peas mingit jälgi. Imelikult puhas karter on. Ei no see, ma arvan, et see on see vaanuse teema, see oli lõpus. Ja see peksiski lihtsalt, no kett hakkas hüppamist, et ta ei saanud nagu liikuda õigesse asendisse. Ma arvan, et see teema on. Sandri garantii. Ma ei ole mingit garantiid andnud, ma jäänud su eelmisel mootoril ka. Kui pärast paneme kokku ja koliseb, siis... Tänaseks ongi kõik põhimõtteliselt. Ega siin me targemaks väga ei saagi. Näe? Sa oled, ma usaldan sulle. Ma ei taha neid teha. Miks? Lihtsalt, ma ei tea, hirm on nende ees. Mul ka. Endale ma teeksin vabalt, aga... Pean äkki selle korrad elukutselise motoristi abi küsima, kes seal üleval korrad istub seal kuskil. Jah, äkki aidatakse sellega. Noh, N54, see ei ole N52, nagu mõnel mehel on. Sellest ei saa rääkida veel ju, saladus. Koristi nüüd ära kõik ka enda ära. Mis asja, minu töö on tehtud, ma pühin käed puhtaks ja nägemist. Tõmbamegi siinkohal võib-olla see episoodi kokku ka, sest seda sisu tuleb päris palju. Nii et pange like ja subscribe ja minge vaadake, mis see on, SL mingi peenex.ee, sealt saate... Ja sinna tuleb uut kraami ja mul tuleb ka varsti uus video, millest praegu rääkida ei saa, sest et see on suur saladus, mis selle tuleb. Sandril ka asjad liiguvad. Ei, ma ei ole veel unustanud enda asju, jah. No ka, davai, tšau, järgmine kord näeme.